Tere tulemast kuulama saadet Kasvuminutid. Mina olen Andres Kostiv disainisprintide ja strateegiasprintide agentuurist Futurist ning koos minuga on täna siis Ott Pärna, siis uue Skalt äpi tegevjuht, mis viib kokku siis spordiinstruktorid ja liikumisharrastajad. Lisaks Ott on Tartu Ülikooli majandusteaduskonna külalisprofessor ja ka Kuku Raadio majandussaate Boom saatejuht. Ja meie saade keskendub sellele, kuidas disaini abil luua kiirelt innovatsiooni, ehk siis nagu, ma ei tea, konkurentsi eelise tööriist äkki. ja selle saate teemaks on siis teenuse kiire loomine disainssprindiga, ehk siis lähemalt Skalt äpi loomine kiiret disainssprindiga. Ja siis hakkame siis pihta. Tere Ott! No tere Andres! Räägi natukene oma nagu võib-olla teekonnast, sul on läbi olnud seal arengufondi juht olnud ja majandussaate juht olnud ja majandusteaduskonda õppejõud ja kuidas sa nagu nüüd otsustasid luua uue äpi, et kuidas nagu kogu see elukogemus nagu see äpi, täna nagu uue loodud äpini on tulnud? No ütleme, spordipisik on mul sees olnud ennem seda, kui ma ei tea, majandust kunagi õppima läksin, et eks mul kaks mütsi peas on kogu aeg olnud, üks on see sport ja liikumisharrastus, teine on siis selline, ma ei tea, majanduseksperdi roll erinevates organisatsioonides või siis ülikoolis. Et mul ema oli iluvõimlemistreener, ma olen käinud spordilaagritest kaasas päris tatist peale, et pärast hiljem oma spordi tegemised ja nüüd 10 aastat oleme Skalti ajanud, et Skalt on tegelikult siis sport ja culture või kalt või tribe või sekt, et kus see Skalt nimi tuleb, eks. Me siin aastad ennem Covidit ajasime spordi vabatahtlike liikumise asja, eks me viisime kokku vabatahtlikke ja spordivõistlusi ja ka klubisid, et tegelikult kogu siis liikumisharrastuse maailm üleüldse või kõik võistlused on tegelikult ju püsti vabatahtlikele. Seesama Ironman Tallinn, mis täna või nädalavahetusel oli, circa 1000 vabatahtlikku, eks. Et aitasime esimest siis 5 aastat tagasi esimesel vabatahtlike värvata, ma ei tea, kõik järvejooksud, Staminal oleme varem aidanud teha Kõrvemaa neliküritust, pidasime Skalt.com portaali, kus olid siis vist 25 riigi üritused või spordisündmused, kes otsisid vabatahtlikke, ehk siis et vähendada seda asümmeetrit, kus ühes otsas on võistlused, korraldajad, kes tahaksid vabatahtlikke, ei tea kust leida, ja teises otsas on vabatahtlikud, kes siis isegi teeks mingit tööd, aga kus ja millal. Ja kus ja millal, jah. Just, aga siis tuli Covid vahele ja siis me võtsime natuke aega maha, tegime ühte liikumisharrastuse kampaaniat Sõber sportima või My Promise, et tihti me anname lubadusi iseendale rohkem aktiivsed olla, aga see kampaania rääkis sellest, et anname lubadusi teistele oma lähikonnas ja me teame, et parimad müügimehed on need, kes ise midagi teevad, et meie mõte oli, et kui siis 1/3 ühiskonnast enam-vähem liigub, 2/3 ei liigu, kes 1/3 kõik annaks lubaduse ühe sõbra või töökaaslase liikuma tuua, siis ju 2/3 liiguks. Ja sellist asja me ajasime. Aga siis millega, huvitav jah, ma kunagi tegin podcasti nimega Cult of Mac või Apple'i kultus, nii et Skalt, nii et mingi kaudne seos, aga natuke rääkida Skalt äpist ka, et on valmis saanud uus äpp, see on siis Skalt.comist leitav, et mis äpp teeb siis? Jah, Get Skalt äpp. See on tegelikult teema, millega me oleme jupp aega nagu upusinud ja mõelnud, et ühesõnaga, et kuidas lahendada ära seda asja, et liikumisharrastuses kõige olulisem on see, et kes midagi teab. Et see sporditeadmine oleks rohkematele inimestele kättesaadav, siis me nuputasime viisi, kuidas siis viia süstemaatilisemalt kokku spordiinstruktorid ja liikumisharrastajad. Ja siis sellise äppideni, tegelikult me räägime 4 äpist, eks me räägime kliendi äpist või kes on kõik liikumisharrastajad või inglise keeles me nimetame Wellness Seekerit, eks seal on Androidi ja iOS äpp, ehk siis Androidi ja Apple'i seadmetele ja teises otsas on partneri äpp, kuhu siis treeneritele põhimõtteliselt. Me ei ütle treenerid, me ütleme, nad on instruktorid. Nad võivad olla treenerid, EKR järgu mõttes treenerid, nad võivad olla matkakorraldajad, nad võivad olla isegi giidid, ma ütleks, et kes iganes liikumisharrastusega toimetab, kuule, mütad giidiga tund aega või 10 kilomeetrit mööda linna ringi just kui on. Iseenesest me mõtleme põhimõtteliselt isegi füsioterapeut võib seal olla, aga eks me vaatame. Me tuleme tegelikult reaalselt selle äppidega turule septembri alguses. Juba. Juba. Ja me räägime ainult äppidest, me räägime selle suur süsteem ka taga, et see on ikka suurem asi, mida me ehitama läksime. Me läksime tegema MVP-d, nagu sa ise tead, oleme väljas full äppidega,
et me saame aru, et 2 korda turule minna ei saa, me plaanime Eestist üsna pea välja minna sellega, et mõnes mõttes me oleme ilma seinteta spordiklubi. Et me ei välista kuidagi kinnisvaralisi, ma ei tea, jõusaale ja kõike muud, aga me arvame seda, et esmatähtis on see, kellel see sporditeadmine on, et kuidas seda teha. Ja siis, et millises ruumis seda tehakse, et noh, ilmselt jahilaskmist tehakse kuskil jahilaskmistiirus või ratsutamist kuskil maneežis või ujumist ujulas, aga miks mitte ka trapis või kuskil väljas, et küll see instruktor mõtleb, kuhu kohtada oma neid treeninguid või neid episoode siis üles panevad ja inimesed saavad siis liituda nendega vabalt valitud asukohas. Aga kui sa täiesti võikule ütled, et kuidas see äpi kasutaja selline kogemus siis välja näeb, et tõmbad nende telefoni, mis siis saab? Just, et tõmbad telefoni, et põhimõtteliselt mitte midagi keerulist, tõmbad äppi alla, mingit liikmemaksu mitte midagi ei ole. Me ütleme, et see Skalt on nagu everyone's health club, igaühe terviseklubi, eks. Okay, aga nagu trennide volt põhimõtteliselt. Jah, kind of, jah. Tõmbad see äppi alla, põhimõtteliselt esimene asi, mis sa saad teha, telefoninumbriga sind autentitakse selleks. Esimene asi, mis sa teed, valid 2-3 mingisugust oma lemmikspordiala, siis äpp teab, mida sulle pakkuda, eks. Ja sealt edasi tegelikult sa hakkad nägema sinu lähikonnas lähiajal tulevaid erinevad treeningud, kas siis nendel sinu poolt valitud spordialadel või liikumisharrastuse valdkondades või ka mõnel muul, saad ka erinevad instruktorid sealt otsida ja kui sa leiad enda jaoks sobiva treeningu, näiteks üle homme siin samas, ma ei tea, Viimsi keskuse ees, eks, et siis stardib mingi uus ala, mida pole varem proovinud. No, ma ei tea, kepikõnniring, rattaring, mingi aeroobika asi, välijõusaalis keegi midagi teeb või minnakse mõnda pallisaali, eks, et mis iganes, et valida ka, teed oma valiku ja ehk siis selle valikuga ühtlasi ka registreerud sinna sellele treeningule ja maksad selle eest ja ongi sinu kalendrist. Ja see sama äpp näitab ka sul varasemaid treeninguid, kus sa oled käinud ja tulevasi. Aga siuke lihtsam jooksutrenn võib-olla keskmine, palju siuke maksab üldse üksik? Ütleme, kui palju need treeningud või need episoodid maksavad, selle ütleb ikkagi see, kes selle üles paneb. Instruktor ise otsustab. See sõltub natuke sellest, mis tüüpi asjaga tegu on. Mingi tunnikene algajatele mingid sörgid. No ma ei tea, 50 € vahel, ma arvan. Aga samas, kui sul on, ma ei tea, tennise... Prae hinnaga saab nagu joostud. Kohvi hinnaga, ma ütleks, kui täna vaatan, palju maksab kohvi. Aga just on see, et sa registreeridki sellele ühele sellele nagu spordiampsule ennast. Ja kui see instruktor meeldib, registreerid tema järgmisele ampsule või kui tahad mingit teist ala proovida, lähed mõne muu instruktori juurde, et me mängime sellele vabadusele valida tegelikult seda, mida sa tahad. Ja me teame ju seda, et ütleme, kui sa tegeled mingi füüsilise aktiviteediga, mida mitmekesisem seda parem. Ehk siis äpp kindlasti julgustab proovimaks nagu kõiki teisi alasid ka, mitte ainult seda, mida sa võib-olla oskad. Ja kui ma siin korra mainisin, et 2/3 inimestest tegelikult ei liigu üldse või liiguvad hästi vähe, ja 1/3 liigub. Ütleme, et 2/3, kes ei liigu, need niikuinii vajavad mingit abi, kuidas seda turvaliselt teha, võtame rull-luisk, kiiver pähe, kuidas pidurdada, mingisugune ABC, kus kohas sõita, tehnika, kõik see muu, eks. Aga ka tegelikult see 1/3, kes siis on aktiivne. Ma olen kuulnud numbreid, kus öeldakse, et 90% neist ei ole mitte kunagi kuulunud ühtegi klubisse ja mitte kunagi näinud ühtegi treenerit. Selles mõttes, et see treener oleks teda õpetanud, on ju. YouTube'is õpib või? No ei tea, ma arvan, oma iseenese tarkusest. Kui me hakkame jooksma, küll me joostud saame lõpuks, aga tihti me jookseme liiga intensiivselt näiteks ja ilmselt me ei oska sinna kõrvale mingit üket teha või me seda ei tee, on ju, et selline, ütleme, sellise spordiinstruktori teenuse lihtne kättesaadavus suvalisel alal, suvalisel kohal ilmselgelt suurendab seda sporditarkust ka nendel inimestel, kes midagi teevad ja kindlasti ta julgustab ühelt alalt teisele minema ja mitmeid nagu spordialaseid proovima. Ja mul loogika ütleb see, et kui sa mingi treeneriga koos ikkagi harjutad, siis õpid, et enda keha mitte lõhkuma ja samas nagu piisavalt koormada. Kindlasti sa saad sealt need näpunäited ja sa võid ka need mitme instruktori neid näpunäiteid proovida, et ühel on ühed tarkused, teisel teised, et keegi meil ei ole absoluutselt tark, on ju, et sinu asi on siis oma peast nagu läbi lasta need mõtted ja asjad, ja just on see, et aga neid teisi alasid proovida ja kindlasti selline selle instruktori ligipääs instruktorile võimaldab siis seda, et on julgem proovida erinevaid teisi alasid ka. Võib-olla natuke ka siis lähme ärivaldkonda, et sul on siin majandussaade ja majandusteaduskond ja ise nüüd ka ettevõtjana pikemalt siin tegutsenud, et mis soovitusi sa jagaksid ettevõtetele, kes ei ole veel sellise, ütleme, agiilse disainimise või tootearenduse metoodikaid kasutama hakanud, näiteks disainisprindid või häkatonid või mingid muud asjad, et ma mäletan, sul oli nagu teadlik valik minna nagu siukse agiilsema nagu töömeetodiga liikvele,
mis sa soovitaksid nendele, kes pole veel? No ma ise olen selles mõttes natuke nagu kärsitu, et noh, elu on loodetavasti hästi pikk meil on ju, aga siiski me võiksime asjad, mis on nagu mingi idee tasemel nagu suhteliselt kiiremini ellu viia, kui need venitada tohutult. Et ma tihtipeale ma näen, on ta Tartu Ülikool või varasti riigi mingid asju ajades, et noh, et kuremus asju saaks tegelikult kiiremini teha, kui me ju teeme, on ju. Et kui on olemas ka tööriistad, kuidas neid kiiremini teha, et mida me siis venitame, on ju. Ja selles mõttes, et see sinu Google'i disainisprindi metoodika oli hea viis tegelikult olemasoleva, peades ja paberil olemasoleva idee kuidagi läbimudeldamine ja sellest siis sellise ekstrakti väljavõtmine, et igal juhul ma soovitan selles mõttes, et kui teil on mingisugused unistused või plaanid mingite ärimudelite asjadega, et võtke see mingisugune nädal on ju oma tiimiga ja käige see süsteemselt läbi, te saate nagu palju kaugemale. Kui te muidu ketraksite võib-olla igal esmaspäeval mingil koosolekul mingit teemat ja sinna ta jääks, et ta võimaldab teil kindlasti nagu kiiremini selle mõtte läbi töötada ja võib-olla ka see, et kui selle asjal ei ole jumet, siis saate ta ka maha kanda, on ju. Ja täpselt, et vara ja odavalt saad teada, et asi ei tööta. Et kindlasti ütleme, ma soovitan neid ennem, kui te hakkate midagi progema või mingit teenust sisse ostma, tehke see asi, tegelikult isegi kui te veebipoodi teete, tehke see nagu sprint ette, et te saate aru, kellele ja miks ja mida te teete, on ju, ja mis on maailmas parimad näited ja kõik muu selline. Inspiratsiooni. Aga kui teil on ka mõni selline keerukam idee, kindlasti ta aitab seda nagu konkreetsemaks viia ja siis saate ise ju valideerida, et kas väärib küünlad ei vääri, eks. Täna ju õpetad ka majandusteaduskonnas külalisprofessorina noortele tudengitele, kes on järgmised teenuste arendajad ja ärijuhid, et kuidas selles nii-öelda kiirelt muutuvas maailmas ja kiirenevas nagu maailmas üldse nagu teenuseid luua ja mis sa seal nendele õpetad? Üldiselt on see, et õpi kiiresti ja testi oma mõtted ära ja mine edasi, et ära nagu liiga palju venitaks, et ma arvan, see on üks see. Kindlasti vaata ringi, on ju. Mul kunagi, ma mäletan, kui te rääkisite Arengufondi aegadest, ma 2007 kuni mis siis 11 või 12 juhtisin seda, nullist käivitasime ja nii edasi. Mul oli, Indrek Neivelt oli esimene tööintervjuu, ma mäletan, tegi professor Erik Terk, siis Telekomi juht, meil oli kunagi Telekom aktsiad 3%, eks, Arengufondi kapitalis, ja siis Jaan Männik oli Telekomi nõukogu esimees, tema ja Indrek Neivelt, kes oli meie esimene nõukogu esimees, tegid mul intervjuud, on ju. Ja ma mäletan sealt, vist Neivelt ise küsis, et mida sa loed, on ju, et kui sa loed nagu, äripäeva või kohalikku lehte, siis sa teed ka koha peal äri, on ju, ühesõnaga, et silmaring laiem oleks loe mingisugust sellist, kas mitte enda valdkonna kirjandust, loe kindlasti midagi väljapoolta Eestit. Et kui nagu eestimaalasel mingi mure on, et ma ei tunne seda välisturgu. Nii kontakti mõttes kui kogemuse mõttes. Me ei ole õppinud elanud väljas enamus inimesed. Mul on õnnestunud 5 aastat vahelduveeduga olla väljas, aga üldiselt see on see, kus kohas on kitsas king, on ju. Ja see on nagu see Kuku Raadio buum, mida me teeme ka, et me tegelikult räägime ainult rahvusvahelistest majandusuudistest. Majandusuudised, ettevõtlusuudised, mingisugused juhtimisuuringud, asjad on siis saate üks pool ja teine pool on siis saatekülaline, kuidagi pidi majandusega seotud teemal. Eelmine saatekülaline oli Merle-Liisu Lindmaa, kes on endine Skype'i ja Microsofti personalijuht. Järgmine saade on Signe Ventsel, kes nädalavahetusel tegi triatloni, ma tean. Nägin, aga tuleb tema räägib just nagu tööandja brändimisest ja sellest. Ehk siis saatekülaline on Eesti sugemetega, eesti keelt rääkiv inimene, aga siis see majandusuudiste pool on ainult rahvusvaheliselt. Et ütleme, Eesti meedias Eesti uudised ikka on, aga seda maailma koju kätte, seda see buumisaade teeb ja minu jaoks või meie kõigi, minu Anto Liivat ja Raivo Vare, kellega me seda juhime, on ta kõik natuke selline elukestva õppeprojekt, et iga jumala nädal me peame mingid teemasid valima, teemadesse sisse lugema, et ütleme, ma soovitan seda igale ühele ja kui te ise ei viitsi, siis kuulake buumisaadet, et siis saate mõne tarkuse iga nädala juurde. Väga hea, nii ongi ja siis kes mina jälgin tehnoloogia poole pealt, siis Engadget on nagu üks ja siis Wired on ka, mis mul nagu Engadget ja Wired on niisugused, kus nagu tehnoloogia mingisugust uusi imeleiutisi saab jälle imestada ja kuulata. Ja loomulikult siis ka Economist kindlasti on nagu ajalooliselt olnud kuidagi hästi südame lähedal. Meie on see, et me teeme tegelikult kõikidest sünteesi ja me vaatame, pluss me proovime seda päevakaelisust ka juurde panna, on ju. Et see ongi see, et see popurii, väga erinevatest allikatest on ju, ja selles mõttes ongi ta nagu, kuidas ma ütlen, ta närib selle toidu ette ära natukene või. Et ta lihtsustab tegelikult saatekülalise elu, tema ei pea surfama ringi, otsima seda, mis on siis kõige põletavam see nädal on ju, me oleme selle töö tema eest ära teinud. Väga äge. Ja tihti ja me anname ka tegelikult vihjed, et sa saad edasi uurida. Just, et sünteesite kokku palju välisuudiseid majandusvaldkonnas.
sa oled üks nüüd vähestest, keda ma tean, kes on osalenud 2 järjestikusel disainisprindil ligi 6-ajase vahega, ehk siis põhimõtteliselt nagu öeldakse, et isegi minu disainisprindi läbiviijal on see, ma pean 6 aega pausi pidama, et järgmist teha, kuna see on väga suur energia kulub see 4 päeva pikkuse sellise intensiivse teenuseloome ja disainiprotsessile ja see oli ka sinu jaoks selline nagu uus kogemus, kes muidugi nagu sportlikult on harjunud sprintima ja võib-olla ka siis oma aju suudad tuliseks ajada kiiresti mingite probleemide lahendamisel, aga see oli sinu jaoks nagu uus kogemus, aga mis sa panid üldiselt tähele protsessis ja metoodikas võrreldes varasemaste teenuse arendamise protsessidega, et mis su nagu see, mis su silma jäi? No miks me tegime 2 tsüklit järjest, vaja oli teha, et kui sa oled triatloni võistlusel, et kui vaja on ujuda ja ratast sõita ja joosta, siis ujuda ja sõidad ratast ja jooksed, eks. Et lähtu sellest, mida on vaja, niimoodi teed, ja meil oli see, et meil oli 2 poolt, üks on see kliendid või siis need liikumisharrastajad või inglise keeles wellness seekerid, ja teine pool on kõik need instruktorid, treenerid, matkakorraldajad, kõik need, 2 eraldi kliendigruppi küll ühe süsteemi ümber koos, eks, aga me pidime neid eraldi mudeldama, seetõttu, et muidu oleks meil lihtsalt see asi lappesse läinud, kui me oleks läbi segi ühest ja samast asjast rääkinud. Eks me tegelikult tegime 2 suuna ju äppe, nagu prototüüpisime. Et selles mõttes puhtalt oli vaja, teiseks, selleks, et arendustega edasi minna, siis meil oli tegelikult vaja mõlemat poolt ja võib-olla see, et seal osa nendest äppidest ju tegelikult kattub, just mis puudub onboardingu poolt näiteks on ju, või seal teatud asjad kattuvad, on ju, seetõttu meil tasus mõelda mõlemalt poolt läbi, et lihtsalt olla arenduses hiljem nagu efektiivsem. Juppe ristkasutada ja nii edasi, eks ole. No just, ja teine see, vaadake, sellel äpil, mida te kõik saate siin alla hakata laadima ja vahvalt erinevatel treeningutel käia või siis neid treeninguid anda. Tasuta saab alla laadida. Tasuta saab alla laadida kõiki asju, jah, survata ringi seal ja nii edasi. Aga mis on oluline, et seesama inimene võib ühel spordialal olla õpetaja rollis ja teisel õpilase rollis. Et ma olen mäesuusataja, on ju. Ja ma võin teha mäesuusainstruktori tööd kuskil mäe peal, on ju, olla siis nagu teenuse pakkujana, eks ole, on ju, ja mingisuguses, ma ei tea, ratsustamisest, ma ei tea, mitte midagi, eks ma olen seal nagu teenuse saaja. Et ilmselgelt enamus inimesi hakkavad seda äppi vastastikku kasutama, ehk siis vähemasti need instruktori pool olevad inimesed ilmselt on ka mingitel aladel kliendid. Kas nüüd kõik kliendid on samal ajal instruktorid, ma ei tea, aga kui teil on äratundmine, et teil on mingisugune spordialane teadmine, mida võiks teistega jagada, siis ma julgustan küll neid treeninguid või neid episoode sinna üles panema. Aga kuidas selle äppi saab tõmmata? Mõlemad äpid on alalitavad. Mis see veebiaadress oli? No App Store'is on mõlemad, aga põhimõtteliselt minge Skalt-äppi, skalt.app või skalt.com veebilehele näete, seletab lahti eesti ja inglise keeles mõlemad äppide olemusolu. Kliendi äpp, treenerite äpp ja nii edasi. Ütleme, instruktorite äpp on nimega partner äpp ja kõik need kliendid on client äpp. Ehk siis sealt loeta näete. Ja seesama see Skalt.com veebisait või Skalt äpp veebisait kirjeldab ka lahti tegelikult, et kuidas siis see protseduur käib sellele wellness seekerile või sellele kliendile ja kuidas ta käib instruktorile. Aga ütleme, võib-olla siis nagu kokkuvõttes ka ütleme, et sa otsusid 2 disainisprinti järjest teha, ja sa oled varasemalt ka nagu teenuseid loonud seal varasemates nagu juhtimisprotsessides, et mis sa arvad, paljud umbes aega kokku hoidsid teenuse kontseptsiooni loomeks, kui ta oleks läinud klassikalist teistpidi, et ma ei tea, saame kokku, arutame iga nädal, arendame ka teenust ja palju ajaliselt võtsite? Mis su tundub? Ütleme, see mudel iseenesest on nagu otsa lõpuga mudel, ta võimaldab efektiivsemalt selle protsessi läbi viia, et kui sa külmalt istud nagu mingi brainstormi korras nagu laua ümber maha, siis sa nagu, see on nagu mitte struktureeritud arutelu, on ju. Et see Google'i mudel annab nagu struktureeritud tausta selle, ehk siis seal on nagu see on efektiivsem ja sul ei jää midagi võib-olla 2 silma vahele või ta vähesti mingi raamistik, milles mingid asjad nagu läbi vaadata, et kas sa kasutad seda raamistikku või mõnda teist, aga sul on ikkagi mingisugust kanvast siin all on vaja, mille peal siis oma need nii-öelda see tervik siis läbi töötada. Aga mida ma kindlasti ka ütleks, et niisama neid sprinte pole ka mõtet teha, et sa pead olema ise nagu veendunud selles asjast, mida sa tegelikult teha tahad, nägema seal võimalust ja kõik, et tühja koha pealt midagi ei teki, on ju. Ja ma räägin, me tegelikult selle Skalt-äppide seda ideestikku olime tegelikult omakeskis nagu päris palju põrgatanud ja sporditaustaga inimesed ka hüpoteesina siit ja sealt ja et kui ikkagi ärkad hommikul üles ja jälle tuleb meelde, et kurat, peab ära tegema, et siis me võtsime kätte ja tegime ja mõnes mõttes veel iseenesest see Skalt on nagu ma ütlesin, sport ja culture on see või Cult või Tribe on see, kus see nimi tuleb, eks.
et ta on iseenesest liikumisharrastuse bränd. Me võime sealt alt teha liikumisharrastusega seoses mida iganes, ta on meil kaitstud kaubamärgina nii Euroopa ühenduses, ka Ameerika Ühendriikides, ma ei tea, 6 või 7 erinevas kategoorias on ju, meil on kõik domeenid Skaldiga seoses käes ja nii edasi, eks. Aga ometi, kui me midagi tegema läheme, me püüame mõelda, et mis on need 9 asja, mida me ei tee, et siis see üks asi, mida teha. Ja me vaatame need täna selliselt, et nad oleksid sellised universaalsed probleemid, mis on päriselt ka probleem selles liikumisharrastuse valdkonnas, ja kas me nüüd ise selle suudame lõpuni ära lahendada, aga vähemalt me läheme sinna selles mõttes torkima seda, et seal ei lõppe see probleem otsa. Seesama see, et see võistluste vabatahtlikke kokkuviimine, see on, nii kaua kui on üritusi spordisündmusi ja nii kaua kui on see probleem, et neid vabatahtlikke ei ole, seetõttu, et isegi kui sul mingi võistlus on, kus nad on olemas, siis järgmiseks on 1/3 alles, 2/3 on jälle uusi vaja, on ju. Kunagi me käisime mööda koole, ma ei tea, 4-50 Eesti kooli käisime läbi, tegime loengut, et spordivabatahtlis, kui seiklus on ju, ja siis kutsusime need erinevatele võistlustele välja, tulid ka. Väga palju noori on saanud tegelikult, ma arvan, neid on tuhandeid, kes on saanud sellise kogemuse, spordivõistlusel käsi külge panna abis. Ja tegelikult nad käivad täna iseseisvalt ja nad käivad ka muudes valdkondades, ma ei tea, kingitud elu vabatahtlikud on meie taustaga ja nii edasi, et nad said selle pisiku kätte, osad neist hakkasid sporti tegema, on ju, minu mõist Eesti 24 tunni meeste Eesti rekord on ühe mehe käes, kes tuli meile vabatahtlikuks, pärast hakkas jooksma ja täna on vist Eesti rekord tema käes või äkki on Ratassepp nüüd selle rekordi ära võtnud, aga nipa-napa 250 kilomeetrit. Et jah. Aga sa rääkisid korraks ka seda nii-öelda mitte struktureeritud arutelu ja siis selline struktureeritud arutelu, mis on nagu disainisprendi nagu struktuur, et mis sul endal nagu tundub, et ütleme, ma ei tea, üks päev ütleme struktureeritud mingit workshopi või arutelu versus ma ei tea, üks päev struktureerimata arutelu, et mis arvan, palju kiiremini nagu jõuab asjadega edasi? Ei no igasugune asi struktureeritud jõud kiiremini, kui sa tahad raamatut kirjutada või mingisugused raportid, või oma doktoritööd, on ju, et siis, et kui sul on mida parem on sul sisukord all, konverentsi korraldada, on ju, et kui sa, mida parem on see agenda, mis sõnum sa tahad kohale viia, milline on see lugu, mille me peame ära rääkima, mis etappidest ta koosneb, mida paremini enda sul lahti kirjeldatud, seda efektiivsemalt sa neid juppe tead, seda täpsemalt sa tead, mis nurga alt peaks see kõne olema nüüd, iga kõne seal on ju, ja kes kõige paremini seda suudab rääkida. Sama lugu, kui sa raamatut kirjutad, siis kui sa tead, et 10 peatükki on ju, et ja oled läbi mõtelnud, et millest need mis nende põhipoint nendel peatükkidel on, siis on tükk maad lihtsam kirjutada. Sa teed vähem ümber. Ehk siis selline struktureeritus aitab kindlasti seda, et sa nagu vähem teed ümber. Et, ja ma arvan, et selline lahtised arutelud versus struktureeritud on mõlemal oma roll. Et kui me teemegi brainstormi, kas me üleüldse hakkame sellist asja tegema, lahtine arutelu. Sest me ei tea, kõigil on mingid mõtted, killud asjad, on ju, mingid näited, eks, aga niipea, kui sa hakkad midagi päriselt nagu tegema, on ju, siis peaks nagu olema mingid, ma ei tea, hakkad aeda ühest otsast kujundama, sa ei saa niimoodi, et sul mingit plaani all ei ole. Sa võiks ju mõtled umbes läbi, et mis see laias, kuidas on, et siis sa tead, mis sa kus teed, kuhu sa millise puu paned või põõsa või peenra teed. Et sama lugu nagu sellega, et kui sa juba otsustad oma aeda tegema hakata, siis võta mingi struktureeritud nagu raam alla ja või tee kellegagi, kes on siis kogenud selles vallas juba. Näiteks, jah. Aga võib-olla räägime need 4 disainisprendi päeva ka meeldetuletuseks läbi, et siuke flashback, et sa 2 korda tegid ka need läbi, et mis oli esmaspäev, mis oli teisipäev, mis oli kolmapäev, mis oli neljapäev. Aga siis meeldetuletuseks, et esimesel päeval intervjueerisime kasutajaid, nagu lõppkasutajaid, siis kliente võimalikke, kes tahaksid siis nii-öelda liikuma hakata või välisukseni astuda ja trenni minna. Me tegime minikliendi teekonna, disainisprendil panime päeva pikaaegse eesmärgi, panime esimesel päeval paika ja siis visandasime nagu alternatiivsed kontseptsioone siis selle nii-öelda potentsiaalse lahenduse loomiseks. Et mis sa ise mäletad, kui esimese päeva lõpuks olid meil umbes, siin seinal on ka näha, need joonistatud prototüübid olid esimese päeva tulemuseks, et mis sinu jaoks nagu esimese päeva puhul oli nagu väärtuslik tulem, kui sa nagu tootejuhi või ärijuhi vaates vaatad? No sprintidest on jupp aega möödas, et ma sul detailselt ilmselt ei ütle hetkel, aga see, et sul on mingi intro alguses, et sa teedki mingite võib-olla kasutajatega mingid intervjuusid ja püüad selle skoobi nagu ära määratleda ja lõpus, et sul on outro, et sul testid kellegi peal, mida sa oled saavutanud, need on 2 nagu loogilist otsa, on ju. See creative töö, mis seal vahepeal on, eks see ongi nagu metoodiliselt, kuidas sa talle lähened, on ju.
võib-olla, mis see meetod aitas, võib-olla ka kõrvale jätta asju, mis ei ole prioriteetsed, on ju. Seetõttu, et erinevad tiimiliikmed saavad ju oma erinevate küsimuste ümber oma ideesid või layout'e või asju nagu näidata ja siis tegelikult ei vaielda niivõrd isikute tasandil, kes on boss või kes on ju, vaid et mis on siis antud juhul mõistlikum vaade või lahendus või kõigi ideed kuulatakse ära, kõigi ideed kuulatakse ära. Just. Ja kõik saavad ka käe külge panna ja joonistada, isegi kunstiannet ei ole, siis ütleme sellist püstist A4 oskavad ikka inimesed täis joonistada, on ju, et mis siis selles vaates peaks nagu olema, et kindlasti see sketšimise poole alguses ja hiljem siis nagu päris Figmas tehtud päris prototüübid, mis siis andiski mingi tunde, et milline see siis äpp või rakendus seest välja näeb, on ju, ja ka see, et millised on nüüd keerukamad vaated või küsimused, mida lahendada, sest et igasugused vaated on äppides, aga mõned on keerukamad lahendada, mõned lihtsamad, et selline. Ja ega see töö läks tegelikult pärast seda edasi tegelikult valideerida, mida me MVP raames teeme ja mida me ei tee, on ju. Me oleme nii mõnega asja kõrvale jätnud või pannud mingisse on hold'i või mõne asja oleme juurde teinud, mis hiljem selgus, et puudu oli, on ju. Et ega ta sulle nagu lõplikku vastust ei anna, aga ta lihtsalt nagu, sa jõuad nagu sellele tõele nagu hästi palju kiiremini lähedale, kui sa muidu nagu võibolla nagu randomly nagu toimetaks. Ja mul oli teisel disainisprindi päeval, mul oli au siis kõikide need kontseptsioonid olid nii-öelda meil Miros seina peale nagu vaatamiseks, mis esimese päeval ja siis meil oli võimalus nendega tutvuda, valida siis võidukontseptsioon, panna ka peamine selline testlugu, mis oleks nagu 4. päeval lõppkasutajate peal valideerimiseks ja siis mina nagu Onu Raivo jutupliiad sinna joonistasin siis nagu esimese nagu koondprototüübi nagu kokku üldse, nagu sa ütlesid, et erinevate inimeste ideed kuulatakse ära ja pannakse nagu parimad tükid kokku. Ja siis teisel päeval me saime nagu esimese koondasja. Kas sul midagi meenub nagu sellest hetkest, kus sa korraks nägid, et see nüüd esimest korda kristalliseerub nagu visuaalselt nagu kas või sellise nii-öelda kastikeste ja sõrestiku tasandile, et mis sellest hetkest meenub? Ma arvan seda, et mida see, ütleme, igasugused strateegiaprotsessid on ju tegelikult sellised kollektiivsed õppimise tööriistad, on ju, et sul nagu see tiim jõuab nagu ühele lainele rohkem, mida ja miks me teeme. Ja võib-olla see struktureeritus aitas ja see, et meil tekkisid mingid visuaalid, on ju, aitas siis seda võib-olla enesekindlust ka tiimis suurendada, et tõesti võib-olla asjal on point, on ju. Sest muidu tihti on mingil founderil mingisugune, meil on idee on peas, aga esiteks seleta see teistele edasi ja teine asi, et sinul nagu idee omanikuna tõenäoliselt mingi õudne enesekindlus võib-olla tihti nagu liiga suur, on ju. Aga teised on võib-olla rohkem skeptilised, et pigem siis ta aitas kõiki ühele lainele viia, et tõesti äkki on tehtav. Et selles mõttes ma arvan küll. Aga kas sul endal meenub, et kas sa ise sul täitsa sprindi alguses, sul peas mingisugune väga oluline omadus selles äpis, milles sa siis nagu kollektiivse kontseptsiooni nimel siis olid nõus nagu loobuma ja ei ajanud oma jonni edasi, et või kuidagi... Ma arvan, me rääkisime nagu need mõtted üksteise mõteteks enam-vähem. Et ma ei saa öelda midagi tõesti täis päris välja jäi. Võib-olla olid mõned sellised funktsionaalsuse pooled, mis jäävad välja, et kas on nagu esimeses järgus MVP-s on see oluline või mitte, et seda on küll, me siiamaani vaidleme, et mis asi me järgmisena arendame, et tegelikult me ju äppe uuendama jooksvalt ja see töö sellega ei lõppe. Disainisprint on kindlasti nagu töö algus, see ei ole kaugel lõpp, aga ega ma ei saa öelda täna, et me oleme kuskil lõpus. Ja me oleme tegelikult sarnaseid sprinte küll mitte siis äpi arenduses, aga ärimudeli arenduses veel teinud. Et meil oli siin eelmine kevad tegime siis Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas, siis inglisekeelse nimega Delta Management Schoolis tegime. Meil on seal Whartoni ärikooli tudengite, SSRIA tudengitega, meil see ühine nädalane õppeprogramm. Siis Tallinnas, Tartus ja Riias. Ja seal oli siis see, et circa erineva, me jagasime need tudengid kõik tiimideks ja olid erinevate ettevõtete projektid olid seal all. Seal, ma ei tea, Pipedrive'i tehti ja ka Scaldi projekt oli ka. Ja just, et rahvusvahelisele turgudele minekut tegime ja väga ägeda kambaga tegime. Meil olid seal nagu Google'i taustaga ja Microsofti taustaga ameeriklased. Nad olid siis executive programmi omad, eks nad karjääri keskel inimesed, kes on ülikooli tagasi läinud. Et hästi teravad pliiatsid, kaasid hästi kontsentreeritud aega, meil oli üldse 2,5 päeva aega. Nad olid mentorid siis nagu? Nad ei olnud mentorid, nad olid ikkagi päriselt, nemad õpivad seal. Ja see õppe nagu nädal aega Eestis on siis selle õppe üks osa. Ja lihtsalt see, seal oli rida erinevad külastusi, ma ei tea, loenguid asju on ju, aga siis oli ka see konkreetne ettevõtlusprojekt. Momood tegime ja üks tiim tegi Momo siis seda spordirõivaste ettevõtet. Et ma ikka muretsin selles mõttes, et liikumisharrastuse valdkonna projekte ka seal oleks, on ju, aga väga ägedad, väga erinevad perspektiivid tulid ja me nägime ka, et mida
ma ise olin selle Scaldi projekti juures hästi, ma lihtsalt tahtsin, et sealt võimalikult palju välja tuleks, ja tõttu ma püüdsin aidata kaasa nii palju kui võimalik. Muuseas, me võitsime selle võistluse ära. Pärast need tudengid ise, kõik need 60 tudengid omavahel hääletasid. Olid pitchid, esitleti kõik need tulemusi ja siis meil õnnestus see sooritus teha selline, et me isegi võitsime. Aga see selleks, aga ma ütlen, et sa saad sellest torust kätte nii palju, kui sa ise energiat sisse paned. Okay. Sul on väga teravad pliiatsid ümber laua, on ju, aga sinu asi on teha, et see briefida nad ära, et see aeg, mida nad kulutavad, oleks maksimaalselt efektiivne. Ja tõesti, ägedad inimesed oli ja väga ütleme, lahedad asju saime juurde mõelda. Aga mis metoodikat sulle, sa ütlesid, et struktureeritud töötuba ja sul on nagu erinevaid, sul on ärimudeli kanvased olemas, sul on olemas väärtuspakkumise kanvased ja igast muid nagu metoodikat, et mis metoodikat teie nagu kasutasite? Ma ütleks seda, et sealt tuli välja tegelikult selline 15 slaidi sellelt asjalt. Ja just nimelt meil oli ärimudeli kanvase slaid, meil oli igast väärtuspakkumise asjad, meil oli tegelikult iga slaid vastaski selle erinevale küsimusele. Meile püstitasime küsimused ära, siis proovisime selle minimaalse ajaga maksimaalselt siis seda läbi nagu töötada, ja me läksime küll tegema suur osa Ameerika tudengeid, me läksime, et Ameerika turule minekut läbi töötama just nagu partneri vaatest lähtuvalt, eks partnerid on need instruktorid, nende vaatest lähtuvalt, et mis see kõige efektiivsem tee sellisele suurele kaugele turule minna on. Aga tegelikult me läksime üsna laiaks sellega, mida kõike me siis sealt nagu läbi töötasime ja me ei taht seda väga kokkuga tõmmata, see tõttu, et seal oli nagu nii palju ägedad sisendid saada nendelt inimestelt, et me ei tahtnud seda kuidagi nagu ära pakkida, et meie hiljem tiimis saame niikuinii valideerida, mida me kus kasutame, aga see väline vaade oli väga-väga äge ja täpselt samamoodi, see mingisugunegi struktureeritus, ajasurve on ju, kontsentreeritud energia, see viis selleni, et me tegelikult saime väga hea sisu sealt kätte. Nii et üsna sarnane nagu disainisprindi protsess, et ikkagi on konkreetsed harjutused ja konkreetne struktuur ka väljundile. Ja kindlasti on see, vaata, et sinuga tehtud protsessis oli see, et sa olid nagu see projektijuht selles mõttes, selles raamistiku mõttes on ju, aga tihti, kui minnakse sellist asja tegema, siis tuleb omakeskis otsustada, et kes siis see nagu projektijuht on, see ei pea mingi tegevjuht olema, see teie tiimist peab olema keegi, kes aitab seda struktureerida ja kuidagi selle rolli võtab. Moderaator, justkui moderaator. Seda oma majas. Just. Sa enne mainisid ka Figmat ja ma ei tea, kas mäletad seda siis toredat hommikut, kui tulid sinna Zoomi kõnesse ja siis esimest korda oli Scaldi äpp nagu vaatas mingit pidi värvilisena vastu sulle nagu sellest nii-öelda teisipäeval oli selline sõrestik meil põhimõtteliselt seinal ja kolmandal päeval vaatas su Scaldi äpp nagu värvilisena vastu, et mis nagu tunne oli, mis sul nagu meenus sellest üldse kogu selles Figma protsessis ka. Ütleme, Scaldi äppi värv on ju tsüään sinine, et selle värvi ma teadsin enne ka, mis värvis on. Mis ta tuleb, aga et ta päris looma kuju hakkas võtma, ma arvan, see on sama vaata, kui nagu mingid robotid tehakse, on ju, et algul on mingisugused, põhimõtteliselt mingid mootorid ja andurid, on ju, ja mingid pannakse talle skin peale ja paistabki nagu humanoid välja. Tegelikult on nahk peale tõmmatud sellele luustikule, on ju, et natuke umbes sama, et see kondikava seal all oli ju tegelikult olemas, aga siis ta pandigi nagu selline pakett nagu ümber või et selles mõttes ma räägin mõlemal oluline, kui sul seda kondikava all ei ole, siis sa joonistad mida iganes asja. Üks oluline asi, mis mulle meelde tuli, sest et ma ütlesin enne ka, et see tiimi ehitamine selle protsessi käigus on hästi oluline, ehk siis need, kellega te seda story't tegema hakkate, aga mul oli see tütar selles protsessis, kes juhtumisi oli Loola oli lõpetanud ära gümnaasiumi ja tegi ühte vaheaastat, tegi meil Scaldis sotsiaalmeediat erinevaid asju ja ülikooli mõttes, mida õppima minna. Ja tema tegi selle prototüüpimise protsessi meiega läbi. Ja mis oli selle tulemus, oli see, et tüdruk läks graafilist disaini õppima Kunstiakadeemiasse. Sai sisse, 100 tükki tahtis minna, 13 võeti, tüdruk sai sisse. Ja ta sai nagu nuusutada enne, mis ees ootab. Just, ta sai, ja ta käis muidugi nuusutamas Kunstiakadeemias ka, aga ta käis seal mingi õpilasakadeemia või asja, kus saavad siis vist nädala erinevates nendes õppetoolides veeta, et saavad aru, et kas arhitektuur sobib või maalikunst sobib või ma ei tea, tootedisain või digitootedisain, aga tema läks siis graafilist disaini õppima. Enam kaalus bioloogia ja graafilise disaini vahel, aga et vähemasti see protsess tõmbas teda võib-olla ka siis rohkem. Ja muuseas, üks asi protsess, aga teine asi, tal on vaja seal portfooliot esitada. Juuda siis näitas seda meie äppi ka seal portfoolios, oma kõige muuga koos, mida ta siis on teinud. Muidugi, see oli väga mingi. Sa ikka nagu ärijuhina eelkõige su silme all hakati disainisprindi 3. päeval Figmas joonistama, et tekkisid kastid ja linnuksed ja siis just siis välja, mida sa nagu õppisid võrreldes sellega, mida sa varem võib-olla ei olnud nagu kõrvalt vaadanud, kuidas nagu reaalajas pannakse mingi kasutajaliides ma arvan, see 2 poolt, et üks pool on
et need samad Miro ja see Figma, need 2 programmi, mille peal me tegime, on ju. Pilvepõhised ühistööriistad. Jah, et nad on kuramuse efektiivsed asjad ja neid saab efektiivselt kasutada, muidu nad on kaarte planšid, nad on tühjad seest, aga kui sa tead, mida nendega teha, sa saad üsna efektiivselt seda protsessi juhtida. Eks hästi efektiivselt protsessi tugiriistad või, et seda ma küll kogesin sealt. Nüüd, mis esteetikat, visuaalsust puudutab, et mul selline tugev disainitunnetus on olemas endal ka ja ma ma ei ole küll ise graafiline disainer, aga ma tunnen ikka hea ja halva asja väga kaugelt ära ja ma olen ikka õudne pein mõnede inimeste tagumikus, kui ma näen keskpärast disaini kuskil nagu mis iganes või CVI-st mööda tehtud nagu mingid reklaame või posterid või asju mingites majades, ja ma arvan, see esteetiliselt peavad asjad olema head ja läbimõeldud ja kuidagi less is more ja lihtsad ja selged on ju, et ma seda igal juhul ajan taga ja äppides samamoodi, et need äpid peavad olema intuitiivsed ja lihtsad ja kolmandad ja funktsionaalselt nagu vajalikud või. Just, väga õige, et siis kogu Figma protsessi käigus tegidki selle kunstise juhi kingades ühtpidi lisaks nagu meie nõudliku tellija kingades. Aga siis tuli siuke 4. tore päev, kus siis võeti siis 3 potentsiaalset klienti, kes võiksid siis tahta trenni minna ja läbi äppi ennast mingisse treeninggruppi registreerida ja hakkasid esimesed testid pihta. Ja siis me testisime 5 inimese peal ja siis iga selle testimise päeva lõpus tegime siis kokkuvõtet, mis toimis, mis oleks võinud paremini olla. Siuksed prioritiseerisime suure mõjuga asju ka. Et kui nüüd see nüüd sa ütlesidki, et sul nagu see robot sai skinni otsa ja muutus ehtsaks on ju 3. päeval selle Figma graafilise disainiga, aga mis seal ka 4. päeval seda sinu lapsukest hakati nagu päriselt nagu kasutama, nagu realistlikku prototüüpi klikkima ja kasutama, et mis sealt sul nagu meenub, et mille üle sa imestasid siiralt? Mul meenus selle käigus oma enda doktoritöö kirjutamine kunagi, meil oli Inglismaal research komiteed olid sellised, kes hindasid sinu seda tööd siis algul üleüldse sinu kontseptsiooni esimene aasta ja siis kõik järgmised aastad seda progressi on ju. Ja kui sind hakatakse nagu laus retsenseerima on ju. Aga mis on see, et tegelikult, eks see on natuke ebamugav situatsioon, sa oled maailma targem sellest kohast, sa oled oma tarkuse kõik kirja pannud ja keegi näeb mingid nõrkusi on ju. Ühelt poolt sa õigustada, aga teistpidi, et need mingid nõrkused hakkavad korduma. Ja sinu asi on sellest aru saada ja neid kõige suuremaid nõrkuseid püüda nagu ära maandada. Ja samamoodi see kliendi tagasiside on ju alati aus, et ta võib inimesena just nagu lugu pidada, aga kui ta asjast aru ei saa, siis ta ütleb on ju. Et selles mõttes jah, et kuula seda klienti ja ega see töö pole lõppenud, me jätkuvalt kuulame ja ütleme, me teame seda, et olemasoleva kliendi hoidmine on 5 korda odavam kui uue leidmine on ju, et juba sellepärast hoia oma klienti. Aga teine asi, et kui sul hakkavad mingid mustrid korduma tagasisides, et siis järelikult äkki peab midagi ringi tegema on ju. Et selles mõttes selline omaenese tarkusega jõuab kuhugile maale on ju, et Apple'i see Steve Jobs ütles, et klient ei ole mõtet kuulata, klient on loll on ju, tee hea asi ja anna talle hea asi ja küll ta kasutab on ju, mis vastab ka kuigivõrd tõele. Et sul peab olema seda enesekindlust teha midagi, mida veel ei ole turul, eks, aga nüüd, et kui ta on nagu pooles mastis on ju, siis hakka testima on ju. Jaa, täpselt. Ja siis sul oli ka nagu 2 korda saite, et ühe disainisprинdiga testisite siis klientide peal, kes võiks trenni minna, teine disainisprint testisite nagu treenerite peal seda äppi. Kas sul sealt ka meenub, et mis on nagu, mis sul 2 disainisprindi vahel võib-olla siuke suurem nagu õpikoht oli või mida sa kõigepealt tegite kliendi äppi ja pärast tegite see partnerite või treenerite äppi, et mis sa võib-olla teises etapis proovisid nagu ma teisiti teha või mis suurim järeldus oli esimesest etapist? Eks ta, ütleme, et ega need protsessid tegelikult väsitavad on ju. See teisega oli natuke déjà vu tunne küll, et siin me juba olime on ju ühe teise äpiga, eks. Et võib-olla jälle natuke, sa teadsid võib-olla seda teist tsüklit tehes, sa teadsid, mis oli eelnev ja mis sellele järgneb on ju. Sa oskasid seda ühte episoodi siis selles suures pildis kuhugile nagu positsioneerida. Et esimeses pidid rohkem sind usaldama ja kogu seda protsessi ennast on ju. Et võib-olla see oli teise puhul see, aga kuivõrd need on ühe mündi 2 poolt, need 2 äppi on ja siis nagu me enne ütlesime ka, et me ei saanud ühte teha, teist ei tee on ju üks asi ja teine asi just, et vaadata, et kas ja kuivõrd seal neid seose kohti on või sarnaseid kohti või sarnaseid vaateid näiteks on, et just, et see on jällegi see kliendi nagu see kasutaja mugavuse kontekstis, et kui on harjunud näiteks kliendi vaates mingit asja kasutama on ja järsku on partneri vaates on või instruktori vaates, et tal on see sama asi lahendatud samamoodi. Et seetõttu me ei aja seda klienti nagu või kasutajat segadust ja lähtuvalt sellest, mis rollis ta sees on.
minul jäi kindlasti meelde, et meil oli seal, ma ei mäleta, mis see tükk oli, aga me võtsime eelmisest kliendi äpist ja eeldasime, et see töötab ka treenerite poole peal sama hästi. Ma ei tea, kas see mingi profiil või mingi asi oli, ühesõnaga mingi tükk oli ja siis mul meenus, ja siis ma nägin, kuidas tegelikult disainsprindi järel lõppkosta testimisel, see jupp treeneritele ei sobinud põhimõtteliselt, me pidime selle siis nagu siis me saime aru, et okei, me ei saa seda juppi taaskasutada, peame nagu ümber sättima. Mõtles, profiiliga on ka see, kõigepealt on see, et sul partneril on avalik ja mitte avalik profiil. Avalik on see, mida näeb, ehk siis instruktori profiili, avalik on see, mida näeb õpilane, klient. Tema pilt, tema mingisugune peo, kirjeldus, miks ta on arvata, et ta võiks sellist spordiala õpetada, et kas ta on siis mingisugune akadeemiline järgutreeneri karjääri mõttes, kas ta on siis varasem instruktor, kas ta on, ma ei tea, aktiivne väga kogenud harrastaja, kas ta on varasem tippsportlane või et või ma ei tea, giidindus või selle, ütleme, matkakorraldaja, ta tunneb väga hästi mingisuguseid kõrvemaa metsasid kuskil on, et ühesõnaga sa kirjutad peosse lahti, mis sul on siis. Ja teine on siis selline mitteavalik on see, et kus on ju, ma ei tea, makseinfo on ja kõik muu selline, mis puudutab seda, et kui sa mingi tasu saad, et mis sellega saama hakkab, on ju. Et samas kui me võtame nüüd siis õpilase poole profiili, eks, et tema pigem tahab kirjeldada ära, et äkki tal on mingisugune tervisehäda küljes, et ma ei tea, põlv on vahetatud või midagi on ühesõnaga, et kui instruktor teab, et tal tuleb nagu 15 inimest tuleb sinna, on ju, et kahel on selline või teistsugune piirang, on ju. Et iseenesest selle tõttu need profiilid ongi erinevad, et profiilil on mingid asjad, mis korduvad, näiteks pilt, nimi, mingid nii-öelda vaated korduvad, on ju, aga mingid asjad, mis on nagu isiku või omapärased. Et mis on ka loogiline, aga jällegi see päise osa järelikult tasuks äkki sarnane mõtelda. Et nii ta on. See oligi õpikoht, jah, mul meenub. Aga siis võib-olla viimane küsimus, et mis me alustusime ka, et sa võtad, sa ise ka nagu tead, et kuidas disaini kasutada teenuse loomiseks või konkurentsieelise loomiseks, et mis sinu jaoks siis tähendaks, ütleb disaini abil innovatsiooni loomine? Nagu mis su tunnetus on? Ma ei tea, kui võtame mingisuguse 5000 eurot maksva tugitooli on ju, palju sul on materjali, sul materjali on paremal juhul nagu mingi 100 või 200 euro eest, keegi transpordib selle Eestisse ka, pane veel 100 euri otsa on ju, me tegime 200 euri on võib-olla selle asja nagu kõik oma hind, aga teeme jaoks meile 5000 on ju, eks see 5000 ja 200 on ju, see 4800 on tegelikult ju ongi selle esteetika, ergonoomika, brändi, ma ei tea, selle disainer ja kõik selle väärtus on ju. Ehk siis, miks see sama Apple teenib oma selle läpakaga märksa suuremat marginaali kui ükskõik milline PC läpakas. Just nimelt selle tõttu, et keegi on võtnud vaevaks disainida ägeda aparaadi ja arendab koos nii riist kui tarkvara, mis tõttu nad omavahel sobituvad paremini kokku kui teine mees, kes teeb riistvara ja kuskil keegi kirjutab tarkvara. On ju, et ühesõnaga see on see midagi, mille eest klient on valmis rohkem maksma, mille tõttu teile on suurem lisandväärtus oma tootel, on ju, ja see toode võib-olla ka kestab kauem ja nii edasi. On ju. Et see tõttu nagu ta on ikkagi minu meelest selline esteetika pluss funktsionaalsus on see, mida ta nagu annab juurde ja lähtuvalt sellest, kas oled siis äppe tegemas, toole tegemas või mida on ju, et või minu meelest autot disainimas on ju, et me näeme, kuidas autotööstuses on üle maailma võib-olla 10 head disainerit ja me näeme, kuidas nad liiguvad ühest firmast teise, siis vaatad, et mingi autole sari läheb nagu disainilt läheb paremaks, on ju, ilmselt mingid punt disainerid on tulnud ja teinud midagi, ja meil on terve rida autosid turul, millel puudub igasugune disainide nägu, on ju, ja ikka mõned inimesed ostavad seetõttu, ilmselt ka kliendina ei saa aru, mis on hea disain, on ju, või sama lugu võtan majad näiteks, on ju, ütleme välisarhitektuurist enamus majad suudetakse, ütleme sa ilma projektita ei anna sulle kõige ehitusluba, on ju, mis tõttu siis nagu välisprojekt on ikka teinud mingi arhitekti poolt, aga nii palju on tehtud siseprojekte ise või, ja siis sa vaatad neid, kas on mingid kinnisvaraportaali ja need on, keegi peab täiesti ringi tegema, aga see tähendab seda, et kogu see materjal tuleb seest välja visata, ehk siis sulle nagu siseehitus korda 2 pluss lammutuse hind on ju, see tõttu, et lihtsalt, et esteetilist meelt ei ole olnud ja sisearhitekti pole kasutatud ja siis on tehtud sellesse väga ägedasse majja väga koole sisu on ju, ja inimene ise ei saa aru ka, et see selline, aga kui sa ise ei saa aru ja sul maitset ei ole, siis palka kedagi, kes saab aru ja kellel on maitse ja sul see investeering on, kas või investeeringu mõttes on tasuvam, kui sa peaksid seda asja müüma ja võib-olla äkki see elamine on ka vähe funktsionaalsem ja esteetilisem kui elada ja toimetada, kui sul on keegi seda nagu süstemaatiliselt läbi mõtelnud, et ehk siis seda disaini sa võid erinevasse kastmesse panna ja siis ta tähendab nagu erinevat, on ju, aga jah, 2 poolt, et see funktsionaalsus ja esteetika vist on, mis nagu mis täiendavad üksteist ja mis on mõlemal puhul olulised. Ja võimaldavad konkurentsieelise tekitada. Et kui jube funktsionaalne tool, aga ta on ikka padukole, me ei taha, või kui ta on jube äge tool, aga ta on nagu ebamugav. Nii on, just. Aga sellega täna lõpetame. Aitäh kuulamas saadet Kasvuminutit. Saates olid siis Andres Kostiv disainisprintide ja strateegiasprintide agentuurist Futurist ning koos minuga siis Ott Pärna Skaltist. Ja saade on siis järekuulatav Apple, Spotify ja teistes podcasti rakendustes ja YouTube'is.
Likeige, jagage, kuulake meid järgmistel nädalatel ja lugege meie blogi Futurist.ee veebis. Kuulmiseni, tšau, Lehva, tšau. Just